hommikust! Täna on teisipäev ja 14. mai ja täna on mu sünnipäev! Väga exciting päev, sest et jah, sünnipäev on, ma tean, et mõndadel inimestel on täiesti suva sünnipäevadest, aga minu jaoks nagu oluline päev. Täna on minu päev ja ma võtsin töölt vaba päeva, sellepärast et ma ei peaks kiirustama hommikul kuskile tööle, et ma saaksin lihtsalt teha päeva nii, nagu ma soovin, on ju. Ja kuna täna on teisipäev, siis alguses ma mõtlesin, et no okei, teisipäev, et nagu nädala sees sünnipäev, noh, ei ole nagu kõige ägedam, et mis ma ikka nädala sees teen, on ju. Aga räägime sellest, kui vanaks ma saan. Ma panen siia 5 sekki pausi, et te saate arvata, kui vana ma olen või kui vanaks ma saan, sest et ma ei tea, kas ma olengi siin videos sellest rääkinud. Aga ma saan täna 28 siis. Jõhker, noh, kuidas aeg läheb. Väga lahe oleks kuulda, mis te muidu oleksite pakkunud mu vanuseks, kui te ei tea. Et kas see on vähem või rohkem või... Ja ühesõnaga ma hakkasin rääkima, et alguses mõtlesin, et see on ülimõttetud, nädala sees on sünnipäev, et mitte midagi teha ei ole, aga ma planeerisin selle päeva niimoodi, et ma lähen täna meiki, sest et nagu sünnipäev on see päev, kui sa tahad tunda nagu, või noh, iga päev ma tahan tunda ennast kõige paremini üldse, aga täna mu sünnipäeva ma tahan tunda ennast eriti hästi ja ma panin endale meigi aja siis ja pärast seda ma saan kokku Kertuga, oma sõbrannaga. Me plaanime teha paar pilti võib-olla ja siis me läheme sööma ja kohvi jooma sinna päris restorani või kohvikusse või mis iganes. Ja õhtul meil on Ekuga laud pandud restorani. Ma üritan teid kaasa võtta siis üldse sellel nädalal või noh, nii palju kui mul neid sünnipäeva tegevusi on planeeritud. Mitte midagi erilist ei tule, suurt sünnipäevapidu ei mitte midagi sellist, aga lihtsalt siuke natuke teistsugune nädal siis see nädal. Alustame siis kohviga. Ma tulin pesust, nagu ma ütlesin. Nüüd on aeg kohviks. Ma ostsin proovimiseks siukse taimse piima, mis... Appi, miks mu keegi ukse taga on? Mida? Mõtleb pekki. Ehk siis nagu selline kipp tooti siis mulle. Ja ma olen enam kui kindel, et selle saatis Ekku, sellepärast et esiteks on ta ainuke inimene, kes teab, et ma olen praegu kodus ja teiseks ma saatsin talle reaalselt üks päev selle sama Lillestuudio lehe, et neil on nii ilusad kimbud, see on see mingi Popi Lillestuudio. Mida? Okei, nii armas, ma esiteks nagu, mis ta kulleriga saatis, ta oleks võin mul õhtul need tuua ka või midagi, aga nüüd see tänane hommik on nagu alanud väga eleval noodil, ütleme nii, aga reaalselt nii ilusad. Mega. Okei, sorry, ma pean lõpetama selle huilgamise, aga vaadake neid. Okei, ma panen need kohe vaasi, aga ühesõnaga ma tahtsin näidata, et ma proovin mingit seda uut piima soolakaramelliga on see. Ja ma ütlesin ühes Hispaania videos, et ma armastan karamelli. Karamell on kõige parem asi maailmas magusatest asjadest, nii et täna hommikul tahaks eriti head kohvi. Täna peab olema, kõik asjad peab olema eriti. Okei, mida? Värki. Ma ütlesin, vaadake, et see kimp on 100% Eku saadetud, sest et ma saatsin täpselt selle sama kimbu, täpselt sellest samast kohast. Ma panen siia isegi screenshoti sellest. Ühesõnaga, ma saatsin selle Ekule mingi päev, ütlesin, et selle kimbu kohta veel, et see on nagu nii ilus või midagi sellist. Või selle koha kohta, et seal on nii ilusad kimbud, aga see oli täpselt see sama kimp. Ja siis ilmselgelt ma olin 110% kindel, et selle saatis Eku, on ju. Siis ma kirjusin Ekule, et mingi, mis asja sa saatsid mul kulleriga lilled või? Et see ei ole nagu üldse temalik kulleriga saata. Siis ta oli mingi ei, siis ma mingi, mida sa ajad, see oli kindlalt sina. Ja siis ühesõnaga ta oli mingi ei, päriselt ka see ei olnud mina. Ja siis ma olin nagu järgmine variant Saino, sest et tema on siuke, kes võiks ka Lilli saata. Ja ühesõnaga tuli välja, et see on Sandra. Aga reaalselt nagu mida kokku sattumust, et see on see täpselt see sama kimp, täpselt sealt samast kohast, mida ma nii-öelda nagu tahtsin ja mis mulle väga meeldis ja mis ma Ekule veel saatsin edasi, et nagu liiga haige. Aga aitäh, Sainu.
ja no muidugi Sainu ajas ka seda alguses tagasi, ta ütles mingi, ei, see on sul töö juurest mingi taustajad, et sul neid nii palju. Siis ma olin mingi, mida sa ajad ja siis lõpuks tunnistas üles, et see oli tema. Seal meigi kohas olid need Lamps for Makeup lambid ja nagu ma ei tea, peale seda ma täiega tahaks neid lampe endale koju saada lihtsalt. Okei, ma olen nii happy lihtsalt. Mis meik on nii ilus. Ja see tüdruk, kes tegi meiki, oli väga-väga tore. Ma panen ta konto siia. Võt, no siin valgus on muidugi omaette teemaga nagu. Reaalselt. Teiega rahul. Okei, ma istun siin ja ootan Kertut ja siis mingi vene naine läks mööda ja ütles vene keeles, et algas vaatas täiega ja naeratas ja siis ütles vene keeles, et inimesed lähevad mööda. Ütles, et sa näed nii ilus välja. Nii armas. Okei, aitäh toredad inimesed. Eriti Eestis teid ei kohta iga päev. Okei, Eestised olete toredad, aga nii armas oli see. Sinuga kõrval tundun räige krohvi nagu. Ühesõnaga, Kertuga käisime ära ja meil läks päris pikalt, palju pikemalt kui ma arvasin, sest et tegelikult pidi kell 5 trenni minema, aga ta ei läinud. Nii et kell on 6 juba ja meil on kell 7 restoranis. Sul on imelik olla. Ma ei tea. Kell on kell 7. Meil on kell 7 restoranis aeg pandud Ekuga. Nii et me kirustame nüüd koju. Ja siin on mu lillekesed, mis ma sain Ekukeselt. Kertu. Kertut sain lillekesed. Ja ma näitasin piltide veel. Võt, reaalselt palun vabandust, ma unustasin vlogida, kui me Kertuga kokku saime, sest esiteks me mullisesime, me olime 2:30 saime kokku, pidime kell 2 kokku saime ja kella 6 siis, et me mullisesime nii palju ja siis me tegime pilte ja mul tõesti nagu see vlogimine ei olnud meeles hetkele, me pole nii ammu näinuke, et nagu veitsis kuidagi nõmme oleks olnud ka võib-olla hakata filmima. Aga jah, õhtul Ekuga võib-olla ma filmin, sest et Ekule meeldib olla oma vlogides. Ja ta ei ole juba mitmes videos olnud ka. Nii et jah, ja Eku ütles ka, et mu meik on väga ilus. Ainu? Mulle täiega meeldib see meik. Nii, kiire outfit change. Ja lähme nüüd sööma siis. Okosse lähme sööma. Siuke lipsuke on ka peas, ma ei tea. Veits ekstra. Selja tagant peaks siuke väga nunnu nägema see lips välja. Davai! I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end. Kui tahtsid rääkida, kuidas meil läks restoranis õhtusöök ja nagu te nägite kõik, me kallid vaatajad, siis me käisime Oko restoranis ja see oli, mäletad, me käisime kunagi Seliatsi kokteili omas või? No see on mingi teine restoran. Jah, aga sa nüüd vaata, mis seal nüüd on. Mis see on? See ei olnud muudu enne. Väga huvitav.
ühesõnaga. Meil oli mega maitsev õhtusöök, Eiko sai pitsat kitsejuustuga ja issand, sa näed välja nagu poitsa. Eiko sai kitsejuustu pitsat ja mina sõin mingit mereandidega pastat, see tundub ka ilus maja. Ja siis magussõiduks võtsime fondanti 2 peale ja eelroaks võtsime burrata juustu, mis on mu lemmik. Ja nüüd me veel sõitsime ringi seal Haapneeme ja sinna Füünsi suunda. Ühesõnaga käisime mingid ilusaid majasid vaatamas. Ja nüüd me sõidame koju ja kell on kohe varsti 10. On olnud tore päev. Aitäh, et veetsite mu sünnipäeva minuga koos täna. Ja nagu, sorry, et ma tegelikult nagu rohkem ei näidanud, sellepärast et ma ütlen, see läks täna pigem meelest ära, aga ikkagi mingid klippe olen teile näidanud ja me oleme nüüd Pirital. Väike loojub. Vaatasin. Reaalselt tee, palun. Miks sa häbened? Täiesti õige. Rakkis täiega ja siis kui võtsin kaamera välja, siis oli mökk lahti. Ikka vahest. Pea hakkab õõtsama. Aga häbened või? Vihmas ja tuules. Praegu on nagu déjà vu teisipäeva hommikuga, kui mu sünnipäev oli, aga täna on reede 17. mai ja me jätkame siis mu sünnipäeva nädalaga. Ei ole ainult sünnipäevapäev, vaid on sünnipäeva nädal, sünnipäeva kuu ja nii edasi. Et terve mai on minu sünnipäeva põhimõtteliselt. Minu loogika. Okei, tegelikult täna on siis reede ja ma võtsin tänase päeva vabaks või noh, ma vahetasin, mul oli tööpäev, ma vahetasin oma töökaaslasega ära. Aitäh talle, sest et ta sai vastu reaalselt ülijõhkra, pika, raske tööpäeva. Forever talle tänulik, sest et nagu see ei olnud väga hea vahetus, mis me tegime. Aga aitäh, Rannar. Kui sa seda vaatad, siis anna mulle teada, mis vastutasuks tahad selle eest, et sa olid nõus. Aga täna on selline päev, et ma käisin praegu pesemas just. Ma saan kokku, kell on mingi 12 äkki või, ma ei tea isegi. Ja ma saan Sannuga kokku, ma pole hommikusööks, ma hakkan sööma, ma joon kohvi ja panen ennast väljus, panen asjad kokku, aga ma saan Sandriga kokku kell 13.55 kesklinnas. Ja me teeme mingit mu sünnipäeva asja või mu sünnipäeva kingitust tema poolt mulle. Ta saatis mulle aadressi, kuhu ma pean tulema, ma panen selle screenshoti siia, kuigist nagu ilmselgelt me ei lähe sinna, aga lihtsalt naljakas koht. Ja siis meil on mingisugune asi, siis mida me teeme. Osale siis ma natuke aiman, mis see võiks olla. Ma isegi ei tea, kus ma seda aiman, sellepärast et ta on 0 vihjet teinud selle kohta. Nii et ma ei tea, kui see on see, siis me oleme reaalselt mingi süngis, sest et see, et ta saatis mulle täpselt need samad lilled. Nüüd, kui see kingitus on see, mis ma arvan, siis see on ka nagu, sest ma ei ole mitte kunagi sellest rääkinud, nagu 0. Aga kui see on see, mis ma arvan, et see on see, siis see on väga cool asi. Ühesõnaga ma näitan teile hiljem. Ja kui meil on see asi tehtud, siis me läheme poodi, sest et me läheme täna ööbima Nordic Hotelli sviiti. Mina, Sannu ja Mari-Liis Janne, me läheme 4. Lähme õhtusöögile, sätime koos tüdrukutega. Vot siuke plaan on meil tänaseks, aga nüüd ma kiiresti söön midagi. Kõige kiirem lahendus, mis ma on müslikene. Ja ma söön seda, joon kohvi ja hakkan oma asjakesi pakkima. Normaalne koorma eesel olen. Aga davai, let's go siis. Tüdrukute staycation hakkab kohe nüüd.
mingi haige asukohaga, seal on mingi kohvituba siin taga. Jagad selle suurus ära ja siis paned selle liikme. No tal on mingi vahepeal pikalt vlogida. Juhu! Hei, anna naata nüüd! Appi, kui mõnus ikka ilm on, mida rääkida. Nonii. Tulge minuga suurele sünnipäevapeole. Just. Suure rahvamassiga, kus mul on 4 käsi. Kus ma teelasta sisse ka? Siin lint saab juba varsti otsa, jah? Kõige haigemad see, et ma ütlesin Sainule eile, et kas ma tellin õhupallid käsi ja nagu mingid siuksed väga. Mis ma mõtlesin, et lilled on nagu hotelli poolt. Siis sa ütlesid seal poes vaata, et ma siin on või lilled vastu. Kemmerg on vau, see läheb edasi, vau. Okei, heli võtame maha, siin kommenteeritakse kemmergut. See on päris elu. See on üks põhikohti, kus ta cateringi pakub, on see. Inimene avas esimest korda pudelit. Sellele annad riigitud pükste peale. Ole võid. Üks kastul. Minu terve aeg võib teha. Juhu! Juhu! Nii ja nüüd lähme pesema Sandraga. Kas sa lähed vanni või duši alla? Jaa, ma lähen praegu vanni, jah. Nii ma ootan siis siia. Head pesemist! Meie lähme snäkke sööma. Tšau! Istun ja ma pean vaatama, kuidas kaamerasse ka näed. Kuule, meil siin ei ole sentigi. No? Tere tulema! Rõõmsalt hea näha. Pärsega sõtab küll, ei või? Ja, ma tahan, et need pallid ka peale jääks. Ikkagi YouTuber. Muidu nii. On vaadata, kui... Mingid ootab, võta ainult siit kotist välja. Esimene toode. Kõik toote, need pane taha kommentaari. Ma ei pane, ma ei tea, mis toote. Kõik toote lähevad kommentaari. Mis seda nästab, kui mina olen? Kõik on väga sanitaarne. Ole nii, nagu sa oled. See on ikka nii pime, noh. Tähendab, rahvast tahab sul taanist nägu teha. Piru hotelli või? Ma tahaks nagu pruut, vaata. Sa ei jää peale, sa ei jää üldse peale sinna. Sobib. See oligi niimoodi planeeritud. Tule allapoole.
Nüüd reaalselt argi vähe. Siuksed olevad on Hanna ja Siri naljakad. Ma tahan raha tagasi saada. Kallis kraam läheb praegu kuiva. Ma praegu panen enda kallimat toote siin ringi peale ja ise ei saa kasutada, aga ise kasutan teist. sul on see kreem. Miks? Et minul on nii palju raha, et siukest Maxima kreemi. aitäh sulle, jah. Ei, seda ma lasin endale pähe väärida. Kas ma tean, mis mõtlen, aga ma näita tooteid ka kaamerasse, kohe ma lähen ise ära. Nii. See on 10 aastat vana Primarkist. See on ka väga odav. Nii puruks. Need on kallimad tooted, need on värsked, vaadake, mina enda raha eest ostsin. Lähevad alla. Lähevad alla. Väga hea drugstore'iga süüa. See on päriselt väga hea. Aitäh. Okei. Pärast Anatoolid mulle siin kinni. Sul on nii pikad juuksed jälle. Lihtsalt ma armastan, ise käis see nädal Aleksandra Jalukse juures, nüüd tuleb minu tooli. oota, sa käisid mingi fotoshootil või? Mis sa ei, ma käisin lihtsalt meigis siin all, aga ülihästi tegi. Täiega meeldis. Mis see nimi oli? Aleksandra. Jaa. You are the artist I'll never be. Nii näitan, et ma juba vaatan. Aga no see oli nagu jalgpallu mu lemmik. Aga mulle meeldib esimene rohkem. Ma mõtlen, kas see vöö. Tegelikult. Vöö ka, jah. Ja siis saad nagu pista seda oma kaina. võib-olla Nii. tuu pistas. Minu meelest oli esimene palju rohkem pidu. Aga praegu ikka pistas mul. Need on business. Mulle lihtsalt meeldib su kleit. Ma tahan lihtsalt sellega sisse, mis mul on ja nii. Anna mulle palun see mulin, et mulin on praegu, ma ei saa. Mull, jah? Kust? Mis sa filmid? Ega no, ma olen businessman. Oota, ma olen üks teised. Kust sa filmid? Mul on juu oleks vaja. See on lood. Lähme nüüd.
sünnipäeva Haapsalu, sellepärast et Haapsalu on reaalselt suvel Eestis mu üks kõige lemmikumaid linnasid üldse. See on nagu nii ilus, nii armas väike linn, et täiega suviti käime seal nii tihti kui võimalik. Ja jah, me läheme siis, mu kasuisal on väike paadike ja mida ta Haapsalus praegu hoiab. Ja selles me lähme sellega sõitma kõigepealt ja siis lähme Viigi restorani kohvikusse pärast. Nii et siuksed plaanid ja ilm on nii ilus. Õues on, see ei ole võimalik, aga õues näitab, autos näitab 25 kraadi, tegelikult ei saa nii suve olla. No, nagu reaalselt suvi, nagu ma olen suvekleidiga, nagu kui mõnus! Esimest korda Eestis kannan siis suvekleiti praegu sellel hooajal. Nii et nii tore! Ja eile see tüdrukutega oli lihtsalt nagu nii ülitore. See hotell, kus juures me oleme seal Ekuga kunagi käinud mingi 2 aastat tagasi. Käisime oma mingit aastapäeva tähistamas seal. Aga nüüd meil oli siis see sviit. Näiteks hommikusöögi osa, nagu nii suur hommikusöög oli seal. Nagu ei ole tihti hotellides, et sul on hommikusöögil nii palju valikut. Nagu seal on ühtegi asja, millest oleks puudus olnud. Ja alati on plusspunkte see hotelli hommikusöögiga see, kui seal on see eraldi süke station, kus sa saad tellida endale omletti nende lisanditega, mis sa tahad, on ju. Et reaalselt kõik oli olemas. Ja mega süke mini puhkus, kõigest nagu see, et me läksime eile sinna klubisse, sest et Smilerist esines. See ei olnud absoluutselt planeeritud. Ja nagu viimasel ajal ma üldse ei käi klubides kunagi ammu. Ja, aga see oli ikka meeldetuletus sellest, et klubid on reaalselt nii rõvedad kohad. Et ma vist nüüd tükk aeg jälle sinna ei kipu, aga muidu nagu tore oli ikka. Ja kuidagi selle sättimine osa läks jälle kuidagi liiga kiireks, et nagu alati, et sa arvad, et sul on üli palju aega ja siis lõpuks on sul ikkagi kiire. Aga nagu ideaalne süke tüdrukute aeg ja see hommikusöök süke koos võtta veel viimane aeg maha, et üli tore. Ja siis me sõidame nüüd Haapsalusse ja kell on 13.20 ja kell 2 umbes peaksime kohale jõudma. Ei, Haapsalu on ilus ikka küll, aga see tee siis seal parem. Meil on jah diskivõistlus seal. No see on minu teada mingi Haapsalu 100 või midagi sükest, et siis on mingi 100 korvi või mingi rämedalt palju korvi. Tegelikult. Ja ma ei mäleta, kas ta vist oli, ma ei ole kindel küll. Aga väga lahe. Vaata, kuule sinna teha majad. Reaalselt. Wow. I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more paint. I calm down and watch it dry. And there it is, my love, 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 love. Mind and body just can't agree on what I should do when I don't feel free. You're not holding me back, I know. But we're young and we never take things
me käisime ära Haapsalus ja me hakkasime sõitma tagasi Tallinna poole ja meil on Ekuga mõlemal räige unekas. Me reaalselt kaalusime, et kas me teeme mingi power napi autos enne kui me hakkame sõitma, sest et me käisime mõlemad siis väljas eile, aga mõtlesime, et tahaks kiiresti koju jõuda. Nii et kiire kohvipeatus, võtsime kohvi ja nüüd tahaks kiiresti koitse jõuda. Aga muidu väga tore oli. Teist aastat järjest käisime mu sünna puhul Haapsalus perega söömas ja paadiga sõitmas.